kõik, me ei oska kumbki rääkida ja me hakkame podcast'i tegema või? Pudi-padi keel, jah. Pidi-padi. Tibi-tibi. Seekord, eelmine kord jäi nii, et mina olin rohkem küljega ja sa olid ennast kuidagi sirgemaks. Kas panid juba salvestama? Jah. Okei, nii ma panen jooksma. Teeme ametliku alguse ka või? Külmemat luvioravat tahad või taha? Mis on olemas? Mul on olemas. Ma võtsin külmkapist. Mina ei tea, mis introt me siin ikka teeme. Me juba rollime, hakkame rääkima. No tere päevast. Šaakalite podcast, Vol. Aga miks sa ütled päevast? No sa ei tea ju, mis hetkel nad kuulavad. Mõni kuulab meid enne magaminekut, teine kuulab meid hommikul juba hommikutoimetuste kõrvale pannakse meid mängima. Ja mõni kuulab võib-olla tõesti päeval, tööajal. Kas sa kuulad päeval tööajal podcast'e? Ma kuulan jalutamas käies päeval praegu podcast'e. Mul on siuke 20 000 sammu päevas eesmärk hetkel. Jalad valutavad, sääremorjad on valusad, aga tuleb teha. Kui pikalt sa neid samme teed? Sa oled suht pikka kasvu tütarlaps, sul need sammud on veits pikemad ka võib-olla. Jah. Kui pikk sa oled? Sa oled pikem kui mina või? 1,80. Oh my god, sa oled pikem kui mina ju. Jah. Siuke Kalevipoja tütar. Lõuna-Eesti Seto naine. Setomaa naine. Jah. Kuule, mis värk sellega on? Ma vaatasin, et sul mingisugune fellow setomaalane käis Putini juures. Nägid uudist või? Ma ei ole üldse uudistega kursis. Ma olen sedamasti inimene, kes kuulab nii vähe kui võimalik need uudised, mis minuni jõudma peavad, need jõuavad. Aga ma ekstra mingi õhtut jaakad või midagi siukest ei vaata, jah. Ma arvan, et see on su mentaalsele tervisele ka hea. Ma arvan küll, jah. Kõik igasugused uudiste väljaanded, Delfid, Postimehed, kõik sellised asjad. Mina eemaldasin kõikidest oma feedidest aastal 2020, kui oli COVID-i pandeemia, meelelahutus inimesi, ilmselgelt see kõik nagu mõjutas tugevalt ja ilmselgelt ma tänu sellele nagu väga tugevalt kogu seda teemat ka jälgisin. Ja umbes poole aastaga ma sain aru, et kui ma seda edasi teen, et siis minu vaimne tervis ei pea sellele vastu. Ja tol hetkel ma võtsin vastu otsuse, et ma unfollow'n nad igalt poolt. Mitte isegi unfollow'n, aga kuskilt seal Facebookis ja Instagramis ma ei mäleta. Saab panna vist, et ta ei kuvaks seda sinu feedis, aga ta ei blokeeri seda ära. Ja nii sai tehtud. Ja ma tegin veel ühe lükke, mis on siiamaani samamoodi mul kestnud ja ma ei kavatse seda tagasi muuta. Kõik teavitused peale kõnede ja SMS-ide on mul välja lülitatud telefonis. Ehk siis Messengeri teated, Facebooki teated, Instagrami teated, kõik siuksed asjad on mul välja lülitatud. Sellepärast ma sind kunagi kätte ei saagi, kui ma sulle kirjutan. Aga miks sa ei helista mulle? Jah, hea küsimus, peab rohkem hakkama helistama. Tegelikult endal on ka, mida vanemaks saad, seda rohkem hakkab helistamine meeldima, et palju kiiremini saavad asjad aetud, sa ei pea ootama mingit vastust. Ja ma olen jumala nõus sinuga ja no kui sa oled ikkagi inimene, kes toimetab palju, kes teeb palju, siis kui sa Messengeris ainult suhtled, siis sa tegelikult peadki päev otsa ainult seal Messengeris istuma ja mõni võib-olla kindlasti mõtleb ka, et ma olen mingi mega ülbe, et ma talle Messengeris ei ole vastanud. Ma ütlen siin kohal siis, et helista mulle, kui ma sulle vastanud ei ole, sest need kirjad seal kuhjuvad ja seal on palju sükest olmed ka ju vaata. Sõbrad kirjutavad mingid grupichatid, asjad ja see on nii lihtne sinna alla vajuma. Kui sul päeva jooksul tuleb ikkagi sinna 30+ kirja, siis ja ma avastasin alles hiljaaegu tegelikult, et Messengeris saad panna selle unread, et ta näitab sulle ainult unread sõnumeid, mitte neid, mis on nagu ka loetud. Kui sa võtad Messengeri lahti vaata ja sealt saab selle valida. Ma siin just spämmisin tervet oma sõbralisti Facebookis, sorry for that my friends, aga võistlus oli vaja kinni panna, millega me panime. Mis võistlus? Tuusik loosis reisiraha ja saime teise koha, saime 3 sotti kinkekaardi. Kellega siis või mida? Mis tegema pidid? Pidi laike koguma pildile ja see võistlus läks lõpuks päris kuumaks. Sain kokku 902 häält. Nüüd on seal tiksunud 920 häält lõpuks kokku. Sul on nii palju sõpru või? Tegelikult mul on rohkem sõpru, aga ilmselgelt kõik ei viitsi tegeleda selle jamaga ja nad ei vasta. Kas sul on ka neid tuttavaid, kes muidu on kogu aeg sind laikinud
ja nüüd, kui me selle podcast'iga välja tulime, siis nad ei like'i seda podcast'i millegipärast. Kusjuures mul on just vastupidi, et mu enda sõbrad on megalt pöidlad püsti, hästi palju tagasisidet on andnud, et kuule nagu üliäge. Jah, nüüd me selle teise podcast'iga saime ka väikest tagasisidet, et natuke liiga lippadi-loppadi läksime oma teemadega, aga me olemegi siin selleks, et õppida, iga podcast'iga areneme, aga tõesti tore on näha, et oma perelt, oma sõpradelt, kallitelt sõpradelt on ainult tulnud hetkel veel positiivset tagasisidet. Aga kuidas sul? Ja tegelikult on uskumatult tore olnud see, et paljud tuttavad, kellega võib-olla suhtled vähem ja võib-olla kaugemast ajast, isegi need kirjutavad, et väga lahe, kuulasin, mõni neist on kirjutanud pärast igat episoodi mõne klipi peale niisamuti ja mida ma olen märganud, enamus neist kirjutavad siis midagi meie podcast'is lahatud teemade kohta. Ehk siis kuule, tead, mul oli samasugune juhus või ära üldse muretse, mul oli samamoodi või niimoodi, et seda on jumal äge lugeda. Ja meil oli selle piima kohta ka ju. Mis piima? Piima joomise kohta. Et üks kirjutas sulle. Täpselt just need, seda on väga tore nagu lugeda ja näha, aga osad tuttavad on nagu siuksed ka, kes muidu, ma ei tea, kirjutavad ikka ja like'ivad alati igat postitust ja siis nüüd nagu ei like'i. See on nagu weird vibes. Et nagu, miks sa ei like'i? Sa kogu aeg like'id ja nüüd sa ei like'i. Et nagu, kas tead, et Instagrami storydes näiteks sa saad vaadata, et kes on mitu korda su story't vaadanud? Seda ma küll ei teadnud. Kui sa võtad Instagrami story lahti ja kuidas see täpselt siin on, no vaatan kohe järgi. Mul on Instagram. Kui sa võtad alt vasakult nurgast activity ja nüüd nagu story alt. Need, kes on seal üleval otsas, need on kas mitu korda vaatanud, peatanud seda story't, ma ei tea, midagi teinud rohkemat kui tavaline inimene või isegi edasi scrollinud. Nii et kui sa tahad teada, kes sind nagu stalgib, siis need ülemise otsa inimesed ja naljakas on see, et just need samad inimesed mitu korda vaadanud seda story't, muidu like'ivad, aga nagu millegipärast seda podcast'i teemat ei like'i. Et võib-olla see on see sama teema, kas sa oled kunagi kuulnud mingit sükest ütlust või asja, et mõned tuttavad tahavad näha sind failimas. Jah, nii kurb kui see ka ei ole, siis on inimesed olemas siin maa peal, kes tahavad olla sõna otseses mõttes naabrist paremad, sõbrast paremad ja nendele tekitab kahjurõõmu see, kui sul ei lähe nii hästi. Ja üldiselt need on ka sellised inimesed, kellel elus endal ei lähe hästi. Nad on ebakindlad, jah? Jah, sest üldiselt need, kes sulle ikkagi kaasa elavad, nad on oma eluga ka väga rahul ja kõige paremini kaugemale jõuabki nii, kui sa koos sõpradega tõstate mõlemaid kõrgemale, mitte et ei suru ühte mutta ja siis oled õnnelik. Täpselt nii on ja mina olen nagu terve oma teadliku elu sisuliselt pooleldi või mingi osa teinud tööd ka sotsiaalmeedia kaudu. Ehk siis sotsiaalmeedia on olnud kogu aeg minu jaoks väga oluline. Ma tean, kuidas sotsiaalmeedia töötab, kuidas need algoritmid toidetud saavad ja mida on vaja teha. Ja alati, kui ma näen, et keegi minu tuttav, kas või lapsepõlvest, mingi vana sõber, me just üks päev ühe hea sõbraga lahkasime seda teemat, sellepärast mul see kohe nagu meelde ka tuli. Et mingisugune vana tuttav, on ta peretuttav, on ta sul lapsepõlvesõber, on ta sul töökaaslane, mida iganes. Ma alati like'in kõiki neid mingeid uusi ettevõtmisi, kui tehakse mingisugune ettevõte näiteks või hakatakse tegelema sotsiaalmeediaga, mida iganes. Ma alati like'in, isegi kui see on, ma olen ka like'inud mingi oma tuttavate sisu, mis on nagu, ma ei tea, get ready with me, mingi nagu need naised teevad. Aga see ei maksa mitte midagi. See ei maksa mitte midagi, aga see on tegelikult alustavale inimesele, kas see on siis ettevõte või niisama mingisugune sotsiaalmeedia lehekülg, mida ta loob enda jaoks. See on ääretult oluline. Väga suur panus on nende jaoks. Ja ma alati, nagu kui ma olen sotsmeedias, ma märkan midagi sellist, siis isegi kui see sisu mulle ei meeldi, ma panen sinna ikkagi like'i. Sest ma ei tea, good karma ja mulle meeldib nagu, ja ma tahaks, et nagu mulle samamoodi tehakse, et kui ma midagi jagan, mis võiks olla minu jaoks nagu oluline, et sõbrad tuttavad nagu toetavad, nii et toetage oma sõpru tuttavaid, see like ei maksa teile mitte midagi. Ja meie oleme Simoniga väga tänulik
tänulikud nendele inimestele, kes meid ümbritsevad. Kohe näha on, et meid ümbritsevad väga head inimesed, väga toredad inimesed ja muidugi võhivõõrad ka, kes isegi meid ei tunne, on andnud tagasisidet, saatnud kirju, mille üle me oleme samuti väga tänulikud ja see, kui te sotsiaalmeedias kommenteerite, jagate oma sõpradele neid klippe, see on lihtsalt siuke väike kirsike tordi peal, et tõesti suured südamed teie poole teele kõigile. Ja kas sa märkasid, et meid tagiti ka eelmine nädal pärast episoodi postitamist Instagramis igal pool ja sellest on juba saanud mingisugune väikene meem esimesest episoodist, kus ma täiega nihelesin. Võta pits viina iga kord, kui Saimon niheleb. ja pärast eelmist episoodi oligi story oli üleval kohe, kus story peal oli kiri, et vaatame siis, kuidas Saimon selles episoodis niheleb, nii et võite anda tagasisidet igasugust, kuidas ma siis eelmine episood nihelesin ja kas ma see episood nihelen vähem või rohkem, no igal juhul ma ei tea, no tuleb välja, et ma olen hästi siuke kätega vehkiv ja kätega rääkiv inimene, nii et minu jaoks on ääretult raske olla siin niimoodi rahulikult. Ma eelmine episoodi jälgisin ka siin, et sa oled nagu vana rahu ise lihtsalt siin nagu liikumatult vahepeal 10 minutit. Ma mingi otsin kogu aeg, sätin mingi. Mulle meeldis see, kuidas Simon siis sai nüüd seda eelmist klippi paika panna video ja helipilti ja Simon kirjutas mulle, et Ehtel, mida sa teed? Ma räägin sulle jumala tõsist juttu ja sa haigutad. Aga ma ei teinud seda meelega. Sa paned tähele, et see tuli vilgub meil siin? Ma ei näe seda poolt. Aga asi on selles, et mitte, et Simon oleks midagi igavat rääkinud, vaid lihtsalt mu silm hakkab meeletult ruttu kuivama ja ma refleksist haigutan, nii et I'm so sorry, aga Simon räägib väga põnevat juttu. Kuule, kui ma nüüd su silma vaatan, siis 3 nädalaga see on ikkagi päris palju paranenud. On küll, jah. Esmaspäeval käisin arsti juures just, kus juures. Näita pupilli. Ma pean vist kuulajatele mainima ka, et üle-eelmine kord oli see, kui sa käisid siin salvestamas, siis sul üks pupill oli tänu sellele operatsioonile või? Oli nagu öökullile, teine oli tavaline. Kas täna on nagu okei või? No ta natukene ikkagi on suurem kui teine, aga nüüd esmaspäeval ma käisin arsti juures ja no ma ei tea, ma olen selle operatsiooniga vist kõik kämbrid läbi kolistanud, mis vähegi saab, et arstid hoiavad ka juba 2 käega peast kinni, mõtlevad, no kuidas saab ühel inimesel no kõik nii halvasti minna, mis vähegi võimalik on. Et kui siin ma tegelikult oleks pidanud oma normaalse elu juurde naasema eelmisel nädalal, siis minul operatsiooni käigus arst vist, ta ütles, et ta arvab, aga vist läks siis veresoonele pihta, mis tõttu peale operatsiooni, kui sa narkoosist ärkad, sul tekib refleksist köhimis, süke kripeldus kurgus, hakkad köhima ja selle köhimise tulemusena siis veresoon oli nagu korralikult seal silma sees plahvatan niimoodi, et mul oli veri meeletus koguses verd täis, mis tõttu ma siiamaani. Üks silm oli punane nagu no mitte punane, ühe keha poolega oleks mingit jonti kokku. Aga lihtsalt kui selle ultraheli aparaadiga nad mul seda silma vaatasid, siis oli näha, et seal silmapõhjas on meeletult suur verekogus ja tegelikult ma peaks olema juba tööl tagasi nii raadios kui ka siis oma salongis, aga kuule, räägi mis tööasju ka. Just eile kolleegid küsisid, et kuna Ehtel tööle tagasi tuleb, kuna sa tuled meile tööle tagasi siis? Kuna sa ära lõpetad? Vaata, see mulle on ka mitmed kolleegid kirjutanud, Veedler just kirjutas üks päev, et kuna sa tuled, ma ütlesin, no ma tahaks ise ka juba väga teada, et lihtsalt nagu praegu ongi see case, kus mul on siis sa ei karda seda, et kuulajatele hakkab Kristjan Veedler meeldima seal Õhtuses vööndis raadios, kui ega ma ütlen ausalt, mulle ka väga meeldib. Mulle ka meeldib. Hästi paned, Kristjan. Kristjan teeb tõesti oma tööd suure hoole ja armastusega, nii et mul ei ole midagi selle vastu, kui ta mind asendab, et see on lausa lust vaheldus. Ja täna sul oli ka väga hea muusikavalik. Reaalsus on see, et Kristjan on raadiot teinud rohkem, kui meie sinuga oleme täisealised olnud. Või üldse siin ma olen täna 33 aastat vana, nii et. Jah, väga vägev. Veedlerile tõesti suur aplaus ja ma ei tea, peab sulle midagi head tooma asendamise eest, kui ma kunagi tööle naasen. Kas meil oli siin, meil on heliefekt, aga me ei ole siiamaani kurssi. Heliefektid jah, aga silmaga siis nii palju veel, et mul on siis hetkel mingi miljoneid vererakukesi, mida siis aparaatidega ei näe, aga mis siis minu silma nägemist blokeerivad ja toksiine. Kristjanile aplaus. Kristjanile aplaus ja
toksiine. Palju neid inimesi on siin, et ja toksiine siis eraldavad, et praegu mul siis see silmarõhk on nagu ebanormaalselt kõrge. Ehk siis sain jälle need rõhud tilgad peale ja vaatame, äkki saab siin nädala-2 jooksul oma nägemise tagasi. Aga jaa. Silmarõhk, ma hakkasin mõtlema nagu. Jah. Kuidas sa tunned ka seda? Muidugi tunned. Nagu paistes tunne siis või purses nagu. Kui sa paned silmad kinni, siis üks silm käib meeletult vastu laugu ja siuke hästi nagu suur on, ta nagu õhupall ja nagu see on surub. Meestele siit ja analoog, et kui panete autole 19-tollised väljad alla ja keerates hakkab nagu rattakoopasse hõõruma, et siis ehtelil on midagi sama. Aga lihtsalt podcasti juurde tagasi tulles, siis on naljakas nagu iga nädal vaadata seda podcasti, kuidas mul iga nädalaga silm on rohkem lahti. Ja naljakas on ka kindlasti see, et kui keegi on vaadanud mingit klippi näiteks sellest esimesest episoodist ja tal ei ole konteksti, vaata, et miks see Pihv on näost paistes ja miks tal üks silm on pool kinni. Miks tal meiki näos ei ole, no jah, elu on selline. Naljakas, jah. Aga taaskord on nädal njauhtil mööda läinud ja kui varasemalt oleme seda alustanud nii, et nädal aega pole näinud, siis tead isegi trehvasime siin sinuga reedel Lange perepäeval. Olid päevajuht seal tähendab? Ma olin Lange perepäeval päevajuht juba 3. aastat või 2 aastat, ma tegelikult ei mäleta. Ma olen 3 aastat seal kindlasti käinud, võib-olla esimene aasta olime seotud nagu teistmoodi läbi raadio rohkem ja ma olen ikkagi vist 2 aastat päevajuht olnud ja sel aastal siis taas, no võib-olla oli natukene kehva päev selles mõttes, et see 1. mai sattus sel korral reedesele päevale, mis on siis otseselt ju nädalavahetuse algus on ju ja nädalavahetusti ju toimub ikka väga palju üritusi igal pool üle Eesti ja pered ikkagi ju vaatavad üritusi, mis toimub, et midagi nädalavahetusel toredat teha ja võib-olla siis mindi kuskile maale või mingisugusele teisele üritusele ka, aga see ei tähenda seda, et Lange motokeskuse perepäeval oleks vähe inimesi käinud, aga lihtsalt võib-olla 2000 inimest vähem kui eelnevad aastad, et kui me räägime siin eelnevatel aastatel oleme rääkinud numbrist 7000, siis noh, tänavu oli see võib-olla 4-5 000, nii et inimesi ikkagi käis, et kui sa mõtled, et 6-7 tunni jooksul käib läbi seal 5000 inimest, siis kuhu sa need autod paned ja nii edasi, tegemist on ju linnast väljas oleva üritusega. Lange motokeskus selles mõttes väga lahe koht on, et seal kõrval on suur põld neil, kuhu nad iga aasta parkimise teevad, seal on parkimisreguleerijad olemas, neil kogu see ala on nagu piiratud aedadega, igal pool on olemas voolud, ma ei tea, pool sellest platsi on asfalteeritud ja nii edasi, et ma nägin, et uued värsked kardid toodi ka. Ja me tegelikult mõtlesime ka, et me võib-olla järgmine aasta isegi teeme mingi kontserdi seal, sest see ala on nagu nii mõnus ja kompaktne, et teeme selle perepäeva ära ja õhtul siis võib-olla mingisugune kontsert Eesti artistidega, et see võiks lahe olla. Ja päev enne seda oli ka suur kontsert siin tudengipäevade raames silla peal, mis isegi kostus meie lihastesse ilusti. Ja räägime sellest kohe, aga ma räägin nendest kartidest. Ma olen ise hull selline motomees olnud kogu aeg ja mulle meeldib kiirus ja adrenaliin ja Lange on ikkagi tegelikult, ma arvan, et selline asendamatu koht siin paigas või siin kandis. No ise nad ütlevad, et kogu Baltikumis ei ole nii vinget kardirada. Ma ei tea, ma ei ole tegelikult ise käinud Leedus ja Lätis kardiga sõitmas, aga ma usaldan neid ja usun, et ei ole, sest see rada on tõesti vinge ja soovitan minna. Kuulsite ise uued kardid sel hooajal, siis 1. mail perepäeval hommikul need kardid otse Prantsusmaalt saabusid. Rekka sõitis hommikul vara sinna Lange motokeskuse platsi peale, tõsteti need kardid maha ja kohe need kardid ka käiku läksid. Nii et kes 1. mail käisid, said tutika kardiga sõita. Mina nende hulgas ja no kuidas oli? Jumala äge oli. Rool oli palju mõnusam, kui ma eelmiste välikartide peale mõtlen, siis kuidagi ebamugav asend oli, rool ei olnud võib-olla nii hea näppude vahel ja noh, ma ei tea, eks need, ma ei tea, mingisugused liigendid ja asjad olid seal juba kõvasti vatti ka näinud aastate jooksul, aga tutikad kardid on mõnusad, minge Lange motokeskusesse sõitma ja ma ei tea, kas nüüd uute kartidega nad panid selle uue edetabeli ka sinna ringiaegadest. Minul eelmine aasta või üle-eelmine aasta suvel õnnestus sõita alla minuti. Nii et minge sõitke see üle. Ma kaalusin tol hetkel ka 107 kilo. Nii et kes 100
pluss kilo mehena suudab Lange motokeskuse rajal sõita alla minuti, siis ma teen teile kuskil meelelahutusasutuses teinekord õlle välja, et ma ei oleks ka seda minutit, ma tegelikult tunnistan üles sõitnud, aga mulle anti paar nippi ja see parandas mu ringi aegu kohe nagu meeletult. Aga ma olen tegelikult põnevil selles osas, ma kaalun nüüd ju 80 kilo, ehk siis ma kaalun 27 kilo vähem. Ma ei saanud 1. mail mingit korralikku ringiaega sõita, sest lapsi oli palju rajal ja ühtegi perfektset ringi ei saanud teha, aga ma juba olen põnevil, et sinna tagasi minna. Ja Lange motokeskus on selline tore koht, kuhu saab ju aasta ringselt minna, sest neil on nagu sisehall ka, mille raja mustrit nad just nüüd muutsid hiljuti. Ja, ma tahaks midagi öelda selle sisekardihalli kohta. Mäletad, kui meil oli kardikolmapäevad toimusid meil raadioga seoses, siis meie üks hea kolleeg, kelle elukaaslane on rallisõitja, oli meiega ju kaasas ja ta oli väga skeptiline, et siserada ja kui suur see rada ikka on ja elektrikardid, need on ju mingid föönid, et ma ei tea, mina ikkagi toona tegin seal mingi 3 tiiru järjest, ehk siis 3 korda 10 minutit. Alarile tookord piisas minu arust 1 korrast, see oli otsaesine oli märg ja ta ise tunnistas, et peab oma sõnu sööma, tegelikult oli päris fun, et need elektrikardid on teravad ja elektrikartid ja nüüd ka välikartide puhul saab kaalu järgi paika panna, nii et kui su sõber ongi see 120-kilone vend, kes ütleb, ma ei saagi teega ju võidu sõita, ma kaalun 120 kilo. Kõik käite enne kaalu pealt läbi, väljas on siis niimoodi, et välikartidele pannakse raskust juurde, need, kes on siis kergemad ja elektrikartide puhul siis antakse raskematele just jõudu juurde. Tehakse seal mingisugune arvutus su kaalu järgi ja pannakse siis paika, nii et saab tõeliselt välja kuulutada, kes on sõpradest kõige osavam ja kiirem, nii et kasutage seda võimalust. Minu arust on see väga äge, ma olen minemas ka oma sõpradega varsti seda GP rallit sinna Langele tegemas. Tehnoloogia. Ja see on hea sünnipäeva kingitus, me kinkisime ühele sõbrale selle GP reisi. Meil ju Moku sünnipäev oli ka seal Langel ja sõpradega ideaalne minna, seal on ju kõik saunad ja asjad on ka olemas, kus pärast veel aega veeta. Mega äge koht, kus sünnipäeva pidada. Me vist ei ole ammu nagu nii palju head tagasidest saanud just sõprade poolt. Ma luban teile, et kui te lähete sinna kas ise või välirajale sõitma ja te teete 3 korda 10 minutit, seda sauna on kindlasti pärast vaja. Te olete läbi märjad siis. Põhimõtteliselt ära mine jõusaali, mine Langele sõitma ja see on veel parem. Emotsioon on 5000. Seal rajal tulevad välja su nõrgad kohad, et mis on sul nagu siuksed nõrgemad kohad, kas need on käed või kael või see kindlasti järgmine päev annab tunda. Täpselt nii. Me oleme jäänud siin väga vabalt lobisema. Aga me tahtsime rääkida sellest kontserdist ka. Mina ei käinud seal, sina räägi. Ja mina ka ei käinud, aga me tahtsime minna ja meil kolleegid saatsid ka videoid, et tõepoolest Jaagup Kreem oli siis valutanud Tartu kesklinna siin südaöösel. Seal oli ka ikkagi mingisugune kas ligi 10 000 inimest. Ja see oli meeletu ja me mõtlesime, et me lähme, aga veitsuke jahe oli ja siis me läksimegi terrassi peale kodus ja sinna nagu jõgi nii hästi kandis. Kas eelmine aasta olid räädet äkki või? Oi jumal, ma ei mäleta. Aga tõepoolest jah, tudengid möllasid see aasta. Mudamaadlus oli veel reedel siin õhtul saime seda veel midagi ei ole ikkagi siis muutunud aegadega, kui meie olime noored. Jah, aga äge on näha, kuidas noored möllavad. Kas praegu käib veel see tudengite värk või sai eelmise nädalaga läbi? See sai eelmise nädalaga läbi ja... Kas need legendaarsed asjad on kõik olemas? Mina näiteks ei näinud, et keegi oleks Emajõkke hüppanud. Või see ei ole kevad? See on ikka kevad. See vist tuleb, ma arvan. Karsum või? Ma ei mäleta, mis see nimi on, aga nad ehitavad vist jah endale ise need paadid ja siis peavad üle jõe saama. Ja mul oli au käia ka Tallinna linnahallis. Mis sa tegid seal? Käisime ekskursioonil, väga vägev oli. Ja seal ma ei teadnudki varem sükest asja, et seal linnahalli taga oli selline ööklubi nagu Poseidon. Oled seal käinud? Ma tean, kus see oli. Ei ole käinud. Ei ole käinud, jah. No ühesõnaga seal oli ka helikopteri maandumisplats, jah. Tiiburid kunagi läksid sealt linnahalli tagant. Ma olen kunagi välja sõitnud Soome. Ja, siiamaani lähevad. Lähevad? Ja selle ööklubi kohta siis sain ma nii palju teada, et no seal ikka korralik gängsterite kogunemispaik oli ja seal siis keset pidu üks mees mõrvati. Ja Viljandi maal
Viljandimaale, siis ta maeti ja ööklubi pandi siis põlema ja see ei olnud hiljuti, see oli aga alles 2017 või 18. Mis see rolli mängib, et ta Viljandimaale maeti? Lihtsalt viidi kuskile kaugele, aga noh, seal räägiti meile, et surnukeha leiti Viljandimaalt ja siis hakkas see mitte et lähedased matsid, ma mõtlesin, et nagu lähedased matsid, et see oluline. Need mida kuradi, siuke story või? Ja. See ei saa väga ammune olla ju. 2017-18 jah, oli see uudis, 18 vist oli 2018. Kas seda räägiti teile selle ekskursiooniga? Jah, aga tegelikult see on leitav ka, kui sa guugeldad seda Poseidoni ööklubi, et uudised on ka sellest tehtud artiklid. See on raju ju. Ja kui alguses kustutajad läksid siis sinna Poseidoni ööklubisse, arvati, et lihtsalt mingi elektrisüsteemidest põlema läinud, aga lõpuks siis tuli välja, et ikkagi oli põlema pandud, leiti normaalses koguses narkootikume sealt klubist ja oli siis jah, pandud kogu kupatus põlema, et mõrva jälgi siis likvideerida. Ja saime ka linnahallis sees käia, linnahalli sisse viidi meid sealt, kus sisenesid tõelised staarid nagu Alla Pugatšova, meie Anne Veski, kõik need teised. Ehtel Hainsoo. Kahjuks mina sealt ei läinud, aga jah, läksime sealt sisse, näidati meile neid päkkareid, neid ruume, kõik oli autentne, kõik vetsud, kõik oli nii nagu hiigelaegadel. Selles mõttes, et nad olid ikkagi ajaga kahjustada saanud. Et... Kuidas see maja üldse välja nägi, sest oli seal mingit hallitust või ta oli ikkagi nagu konserveeritud? Jaa, ta oli nagu... kopitusaisu ei olnud seal. Meeletult hästi ventileeritud ikkagi need ruumid aastate jooksul, et ta on ju seisnud siin pea 20 aastat varsti niisama tühjana. Siiamaani keegi ei suuda ära otsustada, mida selle Tallinna linnahalliga peale hakata. Muud kui käib seal linnavalitsuse laua pealt läbi, aga kõik hoiavad kahe käega peast kinni, mõtlevad, mida teha. Ja muidugi seda jäähalli poolt meile ei näidatud, seda oleks tahtnud näha, sest see on midagi, mida mina oma silmaga varasemalt näinud ei ole. Ja see on nii halvas seisus ka, et sinna praegu kedagi ei lasta, et ta on ikkagi täitsa varisemisohtlik. Aga siis jah, viidi meid sinna lava peale täpselt nii nagu staarid läksid lava tagant. Kuidas see saal sulle tundus? See on ikka vägev. See on nagu mega massiivne. Nagu seal lava peal vaatad seda saali, see on nagu wow. Kas see oli nii, et enne Saku Suurhalli ehitamist see oligi meil nagu reaalselt kõige suurem saal just enne? Jah. See oli minu teada, kui ma mäletan õigesti, kui Eesti Eurovisiooni võitis, siis kas see käis laualt ka läbi, et Eurovisioon toimub linnahallis? Seda ma ei saa sulle kinnitada ega ümber lükata. Ja siis vaadati ikka, et ei kurat, me ei saa, me peame midagi kiirelt valmis tegema. Me ei saa nüüd näidata ennast ju nõuka ja riigina, kui me oleme nüüd ju 10 aastat vabad olnud või natuke rohkem. Või mis aastal see oli? 2001? Vähem kui 10 aastat olime siis ju. Taas ise seisvunud. Umbes 10 aastat. Päris hull. Aga jah, seal saime ka nende toolide peal istuda. Ma ei ole, toolid ise on mugavad, aga... Sa käisid ju ka Teneti võttepaigas. Kas sa vaatasid Teneti enne ära, kui sa sinna läksid? Ma olen seda enne täpselt, mitu aastat tagasi vaatasin kunagi. Ma ei ole seda vist kordagi algusest lõpuni suutnud ära vaadata. See on nagu nii jabur film, kui olla veel saab, sorry. Mulle meeldivad Nolani filmid. Mu üks lemmikumaid filme on Interstellar. Jah, see on hea film, nõustun. Aga see oli tõesti siuke, et aga lihtsalt need linnahalli toolid, nad on mugavad. Räägiti ka, et nad olid äkki Valgevenest tellitud tol ajal suurte rahade eest, et oleks inimestel ikkagi mugav istuda, et esialgne plaan oli panna need plastikust toolid, aga sa ei istu seal plastikust tooli peal, et toodi ikka siuksed mõnusad, mugavad, pehmed toolid ja täiesti haige, mis vahe nendel toolid oli, sa istusid ja sul pidid põlved enda pool olema, sest nad olid nagu nii vastu. Reaalselt see on hullem kui Ryanairis istudes, et kui sul on Ryanairis kitsas, siis Tallinna linnahallis ikkagi omal ajal oli nii, et sul kontsert kestis 3 tundi, sellel ajal ei olnud mitte kellegil õigust minna kuskile vetsu. Kas ei olnud mingi kohvikupausi või midagi vahepeal? Ikka oli. Ma tean, et see Giid rääkis meile, et Nõukogude Liidu ajal oli mingite tähtsate meeste kokkusaamine seal ja terve saal oli rahvast täis ja see oli 5 tundi niimoodi, et mitte mingisugust liikumist, vetsu ei tohtinud minna ja reaalselt ma istusin seal 3 minutit ja juba nagu Kui ma nüüd meenutan, kas siis ei olnud ka Teneti filmi võtete ajal see teema, et see saali tseen, et inimesed ikkagi hommikul vara läksid sinna mingi 5, lasti äkki nad sisse ja nad olid samamoodi päev otsa seal ühe koha peal ja mitu päeva isegi järjest filmisid seda
saalitseeni ja hommikust õhtuni lihtsalt seal istusid siis ja need, kellel ei olnud ka mingit rolli võib-olla suuremat, et jookse sinna suunas mingil sellel hetkel, siis noh, ma kujutan ette, kui nüri see võis olla. Jaa, aga seal oli ka vippkohad, siuksed 45 istet, kus oli natuke suurem vahevad, seal oli juba täitsa mõnus istuda ja... Kes seal omal ajal võis istuda siis? Ma ei teagi, aga mis oli põnev veel, mis see giid rääkis, oli see, et tol ajal, kui neid pileteid müüdi, et ega siis ei olnud nii, et mida artistile lähemal, seda rohkem pileti eest maksid, vaid kõik olid 1 rubla ja siis ma ei tea, kuidas neid pileteid jagati, aga pileteid oli väga raske saada, et see siis olid ju mingid ostuload ja värgid, et sa pidid ilmselt olema väga head alalakkujad saada. Jah, või siis olidki koos 1000 inimesega seal pileti järjekorras, nii kui piletid müüki läksid, et väga äge oli siuke tõeline nostalgia laks, et soovitan kõigile Matkafai Laterna matkad otsige üles ja saate minna ka ise nostalgitsema, kui olete kunagi väiksena käinud. Sinul oli ju veel mingi see story, et sa väiksena käisid seal ja sul oli seal videos, mis sa tegid Reelsis oli ju näha ka, näitasid mingit pilti ja nägid natuke vaeva selle videoga. Muidugi nägin, ega... Minge vaadake ära see video, ma isegi tegelikult ei ole lõpuni viitsid vaadata. Minge vaadake, aga ma ise ei viitsi vaadata. Ma tarbin sellist meediat väga vähe. Kõik siuksed videod, noh, ma ei tea. Vaat see üks sõber, kes mu asju ei laigi. Okei, nali. Ma enne ütlesin sulle ka vaata, et sinu videod jõuavad mulle feed'i ainult siis, kui ma Šaakalite kontoga olen kuskil sees, et ma muidu ei näegi su videosid, ma ei tea, mis toimub. Aga ei, mu feed on ka siuke vähe teistmoodi võib-olla. See on see sõber, kellega mu podcast. Üritan vaeva näha oma feed'iga, et seal oleks ka midagi sellist, lööme siis kokku ka. Jah. Midagi sellist, millest mulle kasu on, et ei ole ainult mingit lollust. Nii, aga nüüd me oleme pool tundi siin jutustanud. Lumiorav on näpus, kes eelmist episoodi vaatas, teab seda, et Lumiorav on ka meil nüüd sponsor ja me siin tegime ka väikse üleskutse sotsiaalmeedias. Enne kui üleskutseni jõuame, mul on hea meel ikka, et meie stuudio külmkapp on seda Lumioravat nüüd täis. Eelmine osa me hullult kiitsime seda, kuidas meil endale see maitseb ja tuleb tunnistada, ma hakkasin mõtlema hiljem ka, et tegelikult ma joongi iga päev Lumioravat juba viimased 1,5 aastat vähemalt. Ma jooks ka, kui ma raadios töötaks, aga viimased 3 kuud pole saanud. Sa töötadki ja sul on lihtsalt sinine leht. Jah, töövõimetusleht, aga lihtsalt 3 kuud ei ole sellele kapile ligipääs olnud. Nüüd siin podcastis ma saan jälle. Kui sinist purki ei ole, siis on sinine leht. No reaalselt. Aga... Hea, et ei ole sinine tablett. Aga me tegime üleskutse teile, armsad kuulajad, ootasime kirju siis teemal minu maailma halvim eks ja nii äge või kummaline või ma isegi ei tea, mis omadussõna siin kasutada, siis kirju me saime ja saime lausa nii palju, et me saime teha sellise valiku, et need omavahel ei kattuks, need oleks erinevad, sest oli ka päris palju kattuvaid kirju, tekitas küsimus, et kas te nagu käisite sama mehega või mis teema on või naisega. Äkki on see, et ainult meie sõbrad kuulavad, et meie sõprad. Sõprusriikkond saatis. Aga me oleme teinud tõepoolest oma valiku ka ja... Ma ei tea, hakkame minema järjest või kuidas? Jaa, ma arvan, et tee ots lahti. Teeme otsa lahti, võtame siit kohe järjest esimese... Mitu kirja sa üldse välja valisid? Me valisime välja 5 kirja, mis on erinevad, natukene võib-olla siuksed huvitavamad. Ma ei pannud tähele, kas sa ütlesid ka, et me valime välja nüüd ühe kirja, kellele me siis kingime Lumiorava. Ei veel ei jõudnud seda öelda, jah. Ütleme nüüd või? Jah. Ühesõnaga meie hea sponsor Lumiorav soovib kinkida siis meie kuulajatele ka Lumioravat ja loomulikult õige lahendus kinkimiseks on kas teha sotsiaalmeedia loos, mida me ka varsti oleme tegemas, nii et jälgige meie sotsiaalmeedia lehekülgi. Ja teine ainuõige viis on ju loomulikult jagada neile, kes on meiega aktiivsed kuulajad olnud ja meile kirjutanud ja võtnud vaevaks kirju saata. Ja tänapäeval on ju eriti lihtne, ma ei tea, räägi see lugu ChatGPT-le diktofoniga sisse ja ta vormistab sulle selle kirja ära ja pane meie poole see teele. Ei pea ju tegelikult ise trükkima, võid vabalt näiteks autoroolis, kui kuulad praegu, pane pausi peale, loe ChatGPT-le see sisse, ta teeb kirja ära ja pane meie poole teele. Ja kui sa tunned võib-olla, et see ei ole võib-olla päris see teema, mida me siin lahata võiksime,
ära tunne nii. Ma arvan, et pane see kiri ikkagi teele. Me proovime siin lahata võimalikult erinevaid teemasid ja see ei ole üldse välistatud, et me teeme ühe sellise saate, kus me lihtsalt hakkamegi erinevaid vaaria teemasid nii-öelda kuulajate vaatevinklist siis lahkama ja arutama, kas meil on ka midagi sarnast olnud. Enne kui sa teed sealt otsa lahti, tegelikult ma tahaks küsida, Ehtel, mitu eksi sul on? 0. Aus vastus. Ma ei saaks lugeda. Kas ühesõnaga väga kaua olete koos olnud? Lapsepõlvest saadik. Ja kas ei ole isegi mingit lapsepõlve, mingit, ma ei tea, 12-aastase crushi? Need teismelise eas. 12-aastase eksimine, mine elli. Mul on neid kusjuures, ma ei tea, lastelaagrist kuskilt mul oli kõrfend. Nagu teismelise eas ikka on olnud neid käest kinni ja musi, aga nagu ma ei loe neid eksidest. Nad olid lihtsalt siuksed nagu musi. Ma sõbrad. mõtlesin, et sa hoidsid ennast ikka oma elukaaslase jaoks. No musi, ega sealt kaugemal ei läinudki asjad. Aga tõepoolest praeguse elukaaslasega oleme 13 aastat koos olnud. Et siuke vana... 13 aastat. 13 aastat. Mis on selle suhte edu saladus? Ma arvan, et me käime võimalikult vähe üksteisele närvidele. Ma ei tea. Ma olen esimest korda suhtes. Ma mängin esimest korda, come on, Simmo. Kui mina olen siin selline tärkav lilleke juba siin ühes suhtes. Mõni ütleks, et sul on sarved maha jooksmata. Ma ei tea, ei tunne puudust. Või te olete üksteisel need sarved maha niimoodi kolkinud, nurgad maha õõrunud. No peab olema midagi, kui nii pikalt on koos olnud. Kas siis tõesti olete nagu hingesugulased ja kokku loodud või olete ikkagi need nurgad üksteisel maha lihvinud? Eks seda näitab ajalugu. Ühesõnaga sellest, see ei ole tänase saate teema. See ei ole tänase saate teema. Ma olen selles mõttes tänane saade olema suht kasutu loom siin, et ma ei saa kaasa rääkida küll, aga meil on siin Simon ja Simon on juba siin... Mida ma olen? Rohkema kogemusega antud teemal, nii et võib-olla tema, aga mina saan selles mõttes vürtsitada oma sõprade lugudega, et midagi ikka leiame ja nõu oskan ka anda, ma loodan, nii et tahad äkki sina midagi rääkida, mis sul kohe südamelt? Ei, ma arvan, et kuuleme neid kuulaja lugusid ja ma arvan, et siis ma oskan sinna võib-olla kas samastuda või midagi rääkida vahele. Nii et sõidame. Ja minu suheteni kas jõuame, mul neid on. Sul neid on? Mul ikka on, mõni on. Mõni pruut on linna peal, kes värises pärast seda eelmist episoodi, kui me selle story ülesse panime. Et räägi oma hullust eksist. Kõik mu sõbrad naersid, et oh my god, et su eksid praegu värisevad kuskil. Olge rahulikud, ma võib-olla ei räägi teist. Vot see oli see koht, kus Simon põnevusega jälgis, kes mitu korda ta story't vaatanud on. Aga esimese kirja juurde. Tere šaakalid, tere ka meie poolt. Ma reaalselt arvasin ka kunagi, et see maailma halvim eks jutt on mingi ülepingutatud draama, mida inimesed räägivad, et huvitavam tunduda. Aga no, siis tuli minu eks. Me läksime suht normaalselt lahku, vähemalt mina arvasin nii, üks ikka arvab seda paar päeva vaikust ja siis ta kirjutab, et ta on mulle kokku pannud midagi, mis vajab klaarimist. Ta saatis mingi arve? Ta saatis Exceli faili. Arve saatiski või? Mitte arve, Exceli faili ja faili nimi oli midagi stiilis suhtekulud. Okay. No ikkagi arve siis ju. Tundub nii, jah. Ma alguses isegi naersin, aga kui ma selle avasin, ma ausalt ei osanud reageerida. Seal olid read ja veerud, kuupäev, situatsioon, kui palju ta oli maksnud, mille eest ta oli maksnud, kui palju mina talle võlgu olen. Näiteks oli seal 14.02 sõbrapäeva kingitus, 25 eurot ja neid oli mingi 25 pluss rida. Ma lihtsalt istusin, vaatasin seda faili, ei osanud talle mitte midagi vastata. Panin talle bloki peale, sest kes see teeb sellist asja. Ja soovin teile paremaid ekse, toredamaid mehi ja tervitused saatejuhtidele. Meie täname. Kas see oli naisterahva kiri on ju? Tundus nii, jah. Mida kuradit? Esiteks, alustame sellest, et 25 euroga sai hakkama.
kingituse osas. No võib-olla see oli aastate tagune lugu selles mõttes ei tea. Inflatsioon ei olnud. Ja siis tänapäeval 25-ga sa ei saa kimpugi. Ei saa küll, jah. Et võib-olla oli jah siuke vanem lugu, aga... Ei, Rimist saab. Ja vaata Rimis, suures Rimis on alati, kui sa sisse tuled kohe seal väravate juures on mingi suur lett, kus on need mingid tulbid ja asjad alati mingi naistepäeval. Ma arvan, sealt saab. Ma mõtlen nagu, ma olen kuulnud ka selliseid lugusid, kus on lahku mindud ja siis on küsitud a la neid kingitusi ja tagasi, et ehted ja arvutid ja telefonid. Ma ise vist reaalselt saadaks nagu nii sinna tumedasse kohta, kus päike ei paista selle inimese. Sa teeksid midagi sellist, et sa oled kinkinud ja siis küsid tagasi või? Aga mida sa teeks, kui su naine küsiks su käest tagasi, kellega sa oled lahku läinud? Kuule, Simon, mäletad, kinkisin sulle arvuti ja anna mulle tagasi. Sa vist annaks. Ma pean nüüd mõtlema, et kas mul on midagi sükest kunagi olnud, kui keegi midagi küsib tagasi, vist ei ole olnud. Ma kindlasti annaks. Minu ego kindlasti ei lubaks seda niimoodi jätta, et keegi küsib midagi tagasi ja ma ei annaks. Ma nagu viskaks talle selle kuskilt tagasi. Aga väga žestikulaarselt jälle, aga ma ei tea, ma ei küsiks. Aga alati oleneb kontekstist, mida see teine pool sulle teinud on. Võib-olla see teine pool ka nõudis sul midagi tagasi, võib-olla süüdistas sind milleski, mida sa ei ole teinud või süüdistas sind näiteks vähe panustamises suhtesse ja sa olid nagu mine kuu peale, ma nii palju panustanud, anna mulle siis kõik see tagasi, võib-olla nagu vihaoos vaata. Kas ta päriselt nii mõtleb, ilmselt tal oleks nagu pohhu, aga kui ma mõtlen, et kuidas see olukord võiks tekkida. Mind nagu huvitab see, et kas ta sinna Exceli tabelisse pani nagu sellega sisse, kui palju sina suhte ajal kulutasid või te elasitegi ainult siis mehe või naise, ma ei tea, kui ta pidi see on, rahakoti peal. Ja no tegelikult kogu see asi on see, et mõlemad osapooled peavad tundma, et kõik panustavad suhtesse. Kes siis rahaliselt, kes siis muud moodi? Et ma ei ütle nüüd, et see panus peab olema võrdne. Et loomulikult on olukordi, kus mees teenib rohkem, naine teenib rohkem. Ma arvan, see on niisugune tunnetamise küsimus, kes kui palju panustab, aga teine osapool kindlasti ei tohiks eeldada seda, et tema eest panustatakse. Ja kõik on nagu läbirääkimise küsimus ka, et mõne jaoks ongi okei, et mina panustan ja sina oled mul ilus diivani kaunistus, et see on nagu kahe inimese omavaheline läbirääkimise koht. Ja üldiselt on ka see niimoodi, et kui see inimene, kes panustab rohkem, ta võib, ma ei tea, kas või 90% panustada, võib-olla osa on sellest finantsiline pool, teine osa on sellest, ma ei tea, romantiline pool, siis ta ikkagi tahab tunda seda, et teine pool nagu väärtustab seda, mida tema teeb. Ehk siis tema panust on väärtustatud ja ta saab võib-olla ka sealt ise siis piisava koguse midagi vastu. Kui sealt ahelast või sellest valemist üks näitaja kaob ära, siis ma arvan, sealt hakkab ka asi hapuks minema. Ja siis võib-olla tülioos lendavad ka need asjad välja ja need sõnad, et näed, mina tegin seda ja siis mida sina tegid. Et siin on kindlasti hästi oluline on konteksti puhul ka, et mis on need tülihoos välja öeldud asjad. Võib-olla üks pool on teist natuke rohkem provotseerinud tülikäigus mingisuguste. Nagu naistel ikka kombeks on tuua üles mingid vanu asju. Nagu naistel. Ja siis... Harimatil oli nii hea pitti selle kohta see, et two logical brains trying to find the solution. Et kui pedekappel nagu, või keikappel tülitseb oma vahel. Aga ei, see oli nali ehtel, see oli nali. Alati on nagu võib-olla need rollid vahetuses, et igasuguseid inimesi on olemas. Samamoodi olen ka olnud mina igasuguste inimestega suhtes, kes... Suhte lõpus tuleb välja, et võib-olla oligi natukene teistmoodi ja siis hakkad mõtlema, et miks ma ei näinud seda, kas ma tõesti olin armastusest pimestatud või see teine inimene ikkagi üritas olla keegi teine või tahtnud välja näidata seda, kes ta tegelikult on. Jah, aga nõu andmise koha pealt ma arvan, et sa tegid täiesti õieti, et sa ta ära blokkisid, ega midagi seal ei olegi vastata, et kui sa sinna õli tulle valad, siis ma arvan, et see vestlus ei oleks kuidagi ilusamaks läinud ja ma oleks ilmselt sama teinud. Väga hull, ma mõtlen siiamaani nagu mingi Excelit. Aga sa oleks niikuinii selle arve ära maksnud mingi. Küll. Oleneb, kui suur see arve on. No, jah. Nii, kas... Ma oleks ka kindlasti mingi vastuarve teinud.
no minu puhul kindlasti ma oleks mingi vastuarv. No. Ja ma olen nagu siuke inimene ka, et kui mul on, siis ma ikkagi annan ja panustan. Jah, no kui inimesel on ikka väga raske, vaata, no siis hää küll. Aga jah, hästi oluline on ikkagi see, et mõlemad osapooled tunnevad, et neid on väärtustatud ja oluline ei ole see, et kui suur on see panus. Oluline on see, et teine osapool tunneb, et sa panustad ka ja see on piisav. Aga võtame järgmise. Kas mina hakkan siis nüüd? Jah, teeme vaheldumisi. Ja kui teile ka praegu meenus mõni kiri, siis muidugi julgelt alati šakalid.gmail.com on teie jaoks olemas, avatud, lahti. No mul läheb nüüd natuke aega, ma ei ole seda ja muidugi, kadus see kiri ära, kuhu ma panin endale selle kirja. Saatsid endale edasi, aga kui muidugi te voice ei taha ChatGPT-le saata, siis meie ootame ka voice, kui te julgete oma häälega olla meil siin eetris, julgemad laseme eetrisse, aga kui ei taha, siis me kirjutame selle voice'i ümber, kui tahate olla mugavad, et kõik võimalused on olemas, lihtsalt pange kirjad teile. Ja kirja leidsin ülesse. Tšau, saakalid. Tšau. Tšau. Mul endal pole midagi nii hullu juhtunud, aga üks lugu sõbralt või sõbralt, mis on siiani täiesti haige. Ühesõnaga, mul on üks sõber, hea sõber ja temal omakorda lähedane sõber, kellel oli kunagi päris tormiline suhe. Tüdruk oli selline, ütleme nii, et emotsioonid käisid seinast seina ja eriti just tülid ajal. Draamat oli palju ja rahulikku normaalset suhtlemist pigem vähem. See oli see, mis mulle silma paistis. Mingi hetk sai noormehel sellest kopp ette ja ta lõpetas selle suhte ära. Ma ei tea 100%, kas seal oli mängus ka teine naine või mitte ja ma isegi tegelikult ei mäleta, sest sellest on möödas rohkem kui 10 aastat. Tüüp elas tol ajal eramajas ja sama hoovi peal oli ka vanemate maja. Nagu sellistes kohtades ikka, uksi väga ei lukustatud. Ja siis läheb asi imelikuks. Mõni aeg pärast lahkuminekut avastas ta oma kodust köögikapist, täiesti suvalisest ülemisest kapist, verise tampooni. Peale lahkuminekut. Oota, mõni aeg pärast lahkuminekut avastas ta oma kodus köögikapist, täiesti suvalisest ülemisest kapist, verise tampooni reaalselt. Lihtsalt seal kapis. No ja reaalselt muud varianti ei ole, kui et selle pani sinna tema eks. Keegi teine sinna niisama ei satu, ammugi ei jäta midagi sellist suvalisse köögikappi põhimõtteliselt kättemaks ja üsna next level kättemaks. Ma ei tea, kas see on geniaalne või täiesti psühhokäitumine, aga üks neid lugusid, mida ilmselt elu lõpuni ei unusta. Ja siis lõppu lisab siia veel, et igatahes hoidke uksed lukus ja valige, keda koju lasete. Mõnus podcast teil, pange samamoodi edasi. Minu esimene mõte oli see, et see ei saa olla verine tampoon, kui nad on juba tükk aega lahku läinud, et võib-olla mingi ära kivistunud, aga siis sain aru, et tegemist on naisterahvaga, kes on siis salaja külas käinud seal mingi. Su esimene mõte oli, et nagu ikka, et kus ma selle tampooni panen, köögikappi. Su esimene mõte oli see, et nad olid veel koos, ta elas seal ja pani juhuslikult selle köögikappi või? Ma olen nagu vannitoast leidnud naistega koos suvel maasikaid korjates neid veriseid asju igalt poolt, selles mõttes ma ei imesta. Ma päriselt ei imesta. Kuskil käisid tööl maasikaid korjamas. Ja siis meil oli nagu siuke ühiselamu nii-öelda, siuke naistega oma korter, kus oli 4 tuba ja ühes nagu hunnik naisi ja siis seal vannitoast ikka leidis kas seina küljest või kuskilt. Ma olen kuulnud ka lugu, ma olen korduvalt kuulnud seda, et naiste vetsud pidid olema tunduvalt rõvedamad ööklubides kui meeste omad. Ei, seda kindlasti mitte. Tegelikult oleneb, tänapäeval naised harrastavad seda kükitamisviisi ja siis on nagu kõik kohad on plärtsti kust täis. Mis kükitamisviisi? No see, et sa teed nagu seda, et sa ei istu päris potile. Jah. Aga nagu naistel ei tule see ühe. Selle kohta oli meestel mingi ütlus ka. Mingi rahvusega seoses võib-olla. Ma ei tea. Ma ei hakka ütlema. Ära ütle. Aga ühesõnaga tampooni juurde tagasi tulles. See on suht ränk kättemaks. Õudne.
mul on ühel sõbrannal on öögikapis. Ma koliks ära sealt vist. Vanematega sama territooriumi peal. Siis sa ei koli ära ka sealt see maja. Ma arvan, et see verine tampoon ei ole nii hull variant kui mingi näiteks number 2 sul seal köögisahtlis, mis haiseb ka. Jah, teate, võib-olla see maitse asi. Maitse asi. No nii palju, kui mina nagu nende naiste asjadega olen kokku puutunud, siis see nagu verine tampoon, jah, ta on seal, aga ta sul võib-olla natukene määrib, aga ta otseselt nagu niimoodi haise. Või haiseb, siis mine naiste arsti juurde. Ma ei ole vist mitte kunagi näinud päris verist kondoomi tampooni oma silmaga. No, ega olen või? Kus ma saan seda näha üldse? No tegelikult sa ei peakski nägema seda. Ma ei kujuta ette nagu täpselt, milline see välja ka näeb. Ma eeldan, et tampoon ju paisub nagu, jah, ta on nagu vatt, mis on nagu veits paisunud ja punane ja... see on selle süütenööri otsas. Jah, süütenööri otsas. Et nagu ma ei tea, minu jaoks ei ole midagi hullu, võib-olla see on nagu nii igapäeva elu, vaata, aga minu jaoks on nagu... Ma üritan nagu aru saada sellest mõttemaailmast ka, nagu, et sa viid sinna kappi mingi... No selles mõttes psyko, jah. Psyko. Et nagu... mine magada sõbraga või midagi. Nagu varasta sealt elamisest mingi sahtel tühjaks, mida sa sellest tampoonist. No ma ei tea. Nagu... Tee enda jaoks midagi. Tee mingi sabotaaž, pane kuskile, peida mingeid oma asju, et kui järgmine naine tuleb majja vaata. Mõtle suurelt. Nagu, mida see tampoon sulle andis? Siinkohal kirjuta meile, kui sa meid kuuled. Anna meile oma mõttekäigust teada. Aga mul ühel sõbrannal oli... See tegi ju tegelikult selle kuti jaoks asja ka nagu jube lihtsaks. Võib-olla hakkaski nagu mingi hetk juba nagu kahtlema, et kas ma tegin õige otsuse ja nii edasi, et ikka ju jäävad meelde head asjad. Siis ta oli nagu fuck, ma tegin õige otsuse. Väga hull ikka. Mul ühel sõbrannal oli näiteks selline crazy mees, et iga kord, kui nad tülli läksid, see mees nagu pööras lihtsalt täiesti ära ja sõbranna oligi siis linnas, sõbrannadega väljast tuli õhtul koju. Ja nad elasid kortermajas 3. korrusel ja see mees oli kõik tema riided, meigiasjad, kõik ID-kaardid, passid aknast välja viskanud tänava peale ja see oli nagu suht läbikäidav tänav, kus inimesi liikus ja ta hakkas siis öösel oma asju, mõtle, kõik su nagu elu on tänava peal, puruks, katki, kõik su riided. Oota, mida ta tegi? Ma ei mäleta enam, aga no, see mees oli ühesõnaga nii, et selline mees oli, kes iga asja peale flippis ära, et põhimõtteliselt kui sa nagu läksid juba sõbrannaga välja, siis sellest oli meeletult. Ta ei tulnud õigeks ajaks koju. No põhimõtteliselt selline väike asi, et see oli päris kohutav, aga noh, see suhe nagu arvata võib väga kaua ei püsinud ka ja jumal tänatud, et ei püsinud, sest see mees on ka vangis istunud. Ehk siis pole kõige toredama taustaga. Jaa, kindlasti. No tegelikult, kui ma mõtlen järele oma mingisugustele ebaõnnestunud suhetele, siis alati see on ikkagi, no jah, hetkes on kurb ja teeb haiget võib-olla ja nii edasi, aga ma olen kõikidest nendest saanud kaasa nagu nii väärtuslikud õppetunnid, mis ka nagu aitavad sul elus hakkama saada ja teinekord võib-olla neid olukordi vältida ja neid läbi näha. Ma ise usun ka seda, et iga inimene tuleb ikkagi sinu ellu kas siis suhtesse või sõbrana mingil eesmärgil, et sind õpetada, sulle midagi juurde anda, kas ta sinna jääb või mitte, see on siis juba see, mis eesmärgil tulnud on, et ma ei tea, mina vähemalt usun sellist asja. Ja ma pigem ka, ma arvan, usun midagi sellist. Nii, kas lähme järgmise kirja juurde? Ja, kas meil on üks on alles veel või? Meil on 3 kirja veel. Nii palju? No, me oleme 53 minutit see just täis salvestanud. Meil on hästi. Siis meil on vähemalt pool tundi aega veel. Ma võtan ühe pikema siia vahele. Ja pealkirjaks on pandud mees versus kass. Tere saakalid, siit tuleb üks pikem lugu teile. Mul oli eks, kes algusest peale ütles, et ta ei ole eriti loomainimene, aga mul on kass, kes on mulle nagu pereliige, minuga juba aastaid koos elanud. Alguses oli see lihtsalt, et ta ei pööranud kassile tähelepanu, aga siis hakkas vaikselt ütlema, et kass ajab teda närvi, kassi karvad on igal pool tema riietel, mööbli peal ja nii edasi. Ja ma olin nagu okei, koristame siis rohkem, see ongi elu kassiga. Aga siis tuli hetk, kus ma sain aru, et midagi on väga paigast ära. Ma olin tööl ja sõbranna saatis mulle kuva tõmmise. Ma ei tea, kas ma võin seda öelda Tartu kuulutaja grupist.
ma arvan küll. Okei, no see ei piiksuta. Küsimusega... Keegi läheb seda kuulutust otsima sinna gruppi. No ma arvan, et see on ikkagi aastate tagune lugu, aga no mine tea. Kas see on sinu kass? Oli siis Tartu kuulutaja grupis saatnud sõbranna Kuva Tõmmise ja siis... Estel enne luges mulle juba pooleldi seda väga hull. Ühesõnaga, see sõbranna siis nägi seda Kuva Tõmmist ja tema mõtted peas olid siis sellised. See kuulutus, minu kass, pilt minu kodust, minu diivanil ja pealkirjaks oli siis midagi stiilis armas kass otsib uut kodu. Ma reaalselt hakkasin värisema, helistasin talle kohe. Alguses ta üritas lugu naljaks pöörata, et lihtsalt testisin turgu. Testisin turgu? Oh my god. Mida? Ja selle naise reaktsioon oligi testisid turgu, küsimärk. Kui ma koju jõudsin, kass oli õnneks alles, aga mees ei saanud absoluutselt aru, miks ma nii vihane olen. Kirsiks tordil tekkis tal meeletu kassi allergia, ilmselt karmaiges. Ja ega meie suhe nüüd mingi meeletu romanss ka ei olnud, seega läksime kumbki oma teed, tema enda allergiaga, mina enda armsa kassiga ja nüüd on mul armastav elukaaslane, kes armastab minu kassi ja ma ei pea iialgi valima enda kassi ja enda mehe vahel, sest ilmselgelt kass võidab alati LOL. Ma arvan, et see võiks olla ühe hea suhte alus, et mees armastab su kassi. Ja siis lõppu on lisanud teile aga edu edaspidiseks, ootan huviga juba antud episoodi ja teiste lugusid EXO. Sa ei saanud vasakule naljast isegi aru, mida ma tegin praegu siin? Ei, ma olin kirjas sees praegu veel. Ütlen uuesti või? Palun ütle uuesti. Ma arvan, see võiks olla hea suhte alus, et su mees armastab su kassi. Jah. See on ju... Sa ei saanud ikka aru. Sain. Minu arust see on nagu selline, kui öeldakse, et mine elukaaslasega reisile või sõpradega reisile, et siis sa näed, kas te sobite kokku, siis üks faktor on kindlasti see, et kui sa viite koju ja kui su koer ikkagi tahab inimest ära süüa või kass teda ära kriimustada, siis see ei ole võib-olla see inimene sinu jaoks. Ja kaua nad koos olid olnud, seal oli kirjas ka? Ei olnud. Teaduslikult on selgeks tehtud, et inimesed suudavad hoida maski ees kuni 3 kuud umbes, kui sa kellegagi kokku kolid. Et iga inimene alateadlikult kas või siis mõni rohkem teadlikult loob endast mingisugust kuvandit teisele ja loomulikult, kui see on tegemist inimesega, kes sulle meeldib, kellega sa tahad koos olla, sa tahad talle ka meeldida ja siis sa võib-olla pingutad selle jaoks rohkem, et talle meeldida. Kas see on õige asi, mida teha või mitte, ma ei tea. Öelge teie siia alla kommentaaridesse, aga teaduslikult on selgeks tehtud, et 3 kuud on see aeg, kuni inimesed suudavad oma maski hoida. Et huvitav oleks teada, et kaua nad olid koos olnud. Ma arvan, et see ei saa nii kaua olla, kui inimesel tekkis kassi allergia, et see ikkagi suht kiirelt hakkab... Ilmselt tal oli see olemas ka juba, ta ei teadnud. Jah. Ma arvan, et tal ilma asjata need kassid ei meeldinud, et võib-olla ta oli ka teadlik sellest, et tal on mingi aevastamisreaktsioon kogu aeg, kui ta kassidega ühes toas on. No siis ega endale ka väga kassid ei meeldiks. Aga see, et sa näed oma koera pilti kuskil Tartu kuulutaja grupis, et armas nunnupall otsib uut kodu. Kuidas sul loomadega? Ma väga armastan loomi, mul on olnud nii kassid, koerad, papagoid kui ka kõik teised seltsimehed, nii et ma läheks hulluks. Kõik teised seltsimehed. Pehmed ja karvased. Üks seltsimees 15 aastat juba. Koduloomana 13 aastat, vabandust. Aga minul on olnud ka kunagi vestlus ühe elukaaslasega, et kas kass või mitte. Mul oli 2 argumenti. Ühte ma võib-olla väga kõva häälega välja ei ütlenud, mis oli see, et lemmikloomade eluiga on tegelikult pigem lühike ja teinekord võib-olla ka väga lühike. Sa ei tea iial ette, kuidas su loomal elukene läheb. Mulle meeldib see Kristjan Jõekalda rääkis kunagi, et kui ta laps tahtis lemmiklooma, siis tema selge point oli see, et võtame lemmiklooma, mis elab kõige vähem. Selleks siis sai hamster ja kui see hamster nüüd siis mingi võib-olla ma eksin, 2-3 aastat elas, siis ta ütleski, et kurat küll, et niimoodi puges südametesse, et mis me siis terve perega nutsime segased, et nad mõtlesid, et võtame lapsele mingi lemmikloomad, mõned aastad elab, siis on asi antsvada ja lõpuks kõik pillisid seal. Ja täpselt selle teemani ma tahtsingi jõuda, et kiindutas seni ära ja siis juhtub midagi ja mida iganes võib lemmikloomaga juhtuda,
ma ei tea, sööb sul kodus mingi asja sisse, mida ta ei peaks sööma, on ju. Ja juba võib-olla nagu väga fataalne tagajärg sellel. Ühesõnaga, kunagi oli mul nagu see põhjus ja ma kartsin võib-olla nagu sellesse looma väga ära kiinduda ja pärast siis nagu haiget saada. Ma olin nagu kõrvalt näinud oma mingitelt tuttavatelt, kuidas nad nagu rängalt on nagu üle elanud seda. Võib-olla ma nagu sellepärast nagu põdesin. Ja teine asi on see, et no tõesti see kassikarvad ja noh, me kõik oleme käinud nendes korterites ja kodudes, kus sa astud sisse, enamasti korterid isegi, kus sa nagu kohe tunned ära, et siin on kass. Siin on kass, kelle poti pole puhastatud, võib-olla ainult junnid välja visatud. Aga nagu number 1 asi, ikkagi nagu hügieen ja puhtus, et kodu peab olema puhas, ma ei saa nagu elada kodus, kus ma köögis näiteks teen süüa ja ma näen, et nagu üle toidu lendlevad mingid kassikarvad. Oled selles osas ka pedant või? No jaa, toidu sees ei taha kassikarvu näha, jah. Hull asi, pärast köhid neid karvapalle. Et lihtsalt see nagu nõuab nii palju siis tähelepanu ja sa pead ikkagi iga päev tolmukaga möllama ja hoidma seda korda ja potti, ma ei tea, mitte ainult selle liiva vahetama seal, sa pead ju iga mingi aja tagant seda pesema ja nii edasi ja ei noh, ma olen selle kuldse kesktee nagu leidnud. Sai proovitud ka erinevaid kassiliivasid, nii et kõige parem kassiliiv on siuksed pikad graanulid. Ma ei tea, kuidas neid täpselt nimetatakse. Muidu on nagu siuksed kas ümarama kujuga või midagi. Aga kõige paremad on, mis võtavad lõhna ära, on siuksed pikemad graanulid. Ja nendel on üks miinus ka. Need jäävad jube hästi käppade külge kinni. Siis ta tassib neid nagu mööda vannituba laiali. See praegu on kass. Aga noh, ta võtab kõige paremini kogu selle lõhna ja asja ära, et soovitan. Aga ikkagi peske oma kasside liivakaste. Ärge olge rõvedad. Sellega harjub ju ära tegelikult, sa ise ei tunne. Ja nagu, mõelge nüüd selle peale, kas teil käib sõpru külas. Kui ei käi ja vanasti käis. Tehke oma järeldused. Mis su kassi nimi on? Tommi. Mingi tõukass või? Kirju-mirju. Aga väga ilus kass on selles mõttes. Kas ta on nagu siuke suur? Ei ole. Ta on nagu siuke noormees, ma ütleks. Aga ta on nagu väga ilus kass ja arvestades, et ta ei ole tõukass. Kõik ütlevad seda millegi juures ka. Aga me peame ka meeles pidama seda, et me peame ühele kirjale andma ära kass lumiuravat ja praegu see kiri läks küll juhtima, sest ma ei ole nii šokeerivat eksilugu veel kuulnud. See on minu jaoks ka väga šokeeriv. No, see on nagu, jaa, isegi ma ütleks, et see on ka tõesti rajum, kui see tampoon seal köögikapis. Ja nagu ma ei tea, ma ei oska, või noh, siin ei olegi mingit nõu anda ka, et te läksite lahku ja nii minema pidi ja... No ma ei tea, sellel noormehel, kes nii tegi või meesterahval, ma ei tea, no empaatia võime nagu ilmselt ka nagu... See on väga, väga suur punane lipp juba. Jah, kui sa suudad nagu loomaga niimoodi teha, siis mis sa selle naisega veel teha suudad, et paneb mõtlema. Võib-olla väike Seevaldi tiir teha. Võib-olla oligi hea, no oligi hea, et nii läks tegelikult. Kas võtad järgmise? Võtsin järgmise lumiorava. Järgmine lumiorava. Oota, ma teen nüüd lonksu. Plom. Ma suutsin telefoni ära kaotada siin. Nii. Taaskord otsime siis ülesse. Otsime maailma halvimat eksi jätkuvalt. Kust ma leian seda? Sina saatsid mulle selle. Nii. Kaks kirja saatsid mulle lausa või? Jah, üks on parandatud, seal oli kirjavead sees seal originaalses kirjas. Okei, see viimane siis sellel sai natukene muditud, et oleks keelepärasem. Aitäh sulle. Hei, aitäh uue toreda podcasti eest, mida on lust kuulata. Saadan kirja ka enda maailma parima eksi teemal. Maailma parim eks. No see oli vist jutumärkides. Maailma parim eks. Kas me ise panime maailma parima eksi? Kirjutasimegi nii, et maailma parim eks või? Maailma parim. Ja mitte ühtegi nagu head kirja ei tulnudki, et minu eks oli suurepärane inimene. Ei, meil oli ikkagi maailma halvim eks, aga tema pani nagu maailma parim. Davai. Mu eks oli selline tüüp, kes vihkas konflikte. Vähemalt ta ise ütles nii. Üks päev tülitsedes pani ta keset tüli mängima helifaili. Sulgudes olime selleks hetkeks suhtes olnud umbes pool aastat. Ja ta ütles, et näed, meil on juba selline tüli olnud.
küsisin, et mida kuradit see tähendama peaks ja ta ütles, et on igat meie tüli üles lindistanud. Muidugi tülitsesime sel teemal veel omakorda, aga nagu arvata võis, siis see suhe pikalt ei kestnud. Kirsiks tordil oli see, et kuu peale lahkuminekut saatis mulle kõik lindistatud failid. Ta oli neid editinud. Mine! Kas ta pani selle faili ka kaasa meile või? Mõnes kohas oli muusika taustal ja helifailide pealkirjad olid kuupäevalises järjekorras. Ma olin korraga nii šokis ja nii vihane, et ma ei osanud midagi teha ega vastanud e-mailile. Selline tore suhe. Aitäh ette lugemast ja päikest. Päikest sulle ka tõepoolest. Jah, ma lugesin seda kirja, kui see tuli ja... Mida, Elli? Miks ta helifaili kaasa ei pannud? Jah, peaks vastama talle, et kuule, saada helifail ka. No kes ta ilmselt ise ka seal endast väljas, mida iganes. Ma arvan, et ta ei taha ise ka kuulata seda. Vaata, see on nagu... Ma saan aru nüüd, miks nagu sul peab olema inimesega vesteldes luba salvestada, kui sa näiteks lähed kohtusse või kuskil, et seda ei võeta arvesse, kui sa ei ole luba küsinud. Ei võeta või? Jah, see ei ole ju tõepõhine, see on nagu salaja salvestatus, peab olema nagu mingisugune nõusolek, vaata, et sa salvestad. Ja tegelikult nagu päris nagu nõme on kuulda, kui keegi... Ühesõnaga, mis nagu videopilt on kindlalt peab olema ju. Ei, ma mõtlen nagu helifail. Helifail ainult. Jah, okay. Et kui on nagu helifail ja sa oled nagu salaja endale telefoni taskusse pannud salvestama ja saad mingisuguse ülestunnistuse, siis see minu arust ei päde, kui inimene ei ole nõusolekut andnud. Tänapäeval see kindlasti ei tohiks enam pädeda ka, sest AI-ga juba saab teha mingeid jutte järgi ja asju. Aga see on crazy. See nagu... Ma ei saa, mis eesmärgil ta siis nagu suhte lõpus saatis sulle need failid, et nagu... Näe, vaata, kui nõmedalt sa mingi tülitsed. Et sa oled psühhopaat, ma arvan ikkagi, jah. Vaata, milline sõgedik sa oled. Et okei, ma saan nagu tülikäigus, tead isegi siin soovid vahepeal, et oleks mingisugune tõestusmaterjal. Tahaks natuke rohkem konteksti saada, mis see tülide teema seal oli ja mis see sisu nagu oli. Et vahepeal nagu ise tahaks ka nagu, et nagu mehel sokid vedelevad, siis nagu lased talle... Tahaks ka nagu salvestama panna. Mängiks talle ette, kuidas ma olen talle 40 korda öelnud seda, et nagu ära sokke jätta siia vedelema. Filmi üles, kuidas sa neid sokke korjad, vaata. Ja siis saadad. TikToki saaga. Saad lihtsalt mingi, et ta näeb, et tal tuleb mingi see RAR fail, kuskile meili, mingi pakitud fail videoklippidega. Koristasin su sokke esmaspäeval 13.04. No mõtle, kus on viitsimist vend editis, tegi selle nagu muusika värki taha. See on ikkagi mingi autist veits. Jah, no vähemalt peaasi, et tal endal oli lõpus seda tees. Mida ta veel siis nagu niimoodi arhiveerib? Jah, mõtle hoolikalt, kas mingi punane tuluke vilkus, kui te öösel teki all sahistasite? Ja see on kõik väga raju. Ma olen kuulnud ka siin mingisuguseid lugusid läbi aastate, kuidas keegi on kedagi filminud mingisuguse seksuaalvahekorra ajal ja siis on mindud lahku ja siis on hakatud ähvardama, et ma hakkan seda nüüd jagama siin või saatma kellelegi. Ja ma olen nagu reaalselt, kui ma nüüd mõtlen, minu arust oli vist üks juhus küll siin paar aastat tagasi, kus keegi isegi jagas mingid... Sinust? Ei, mitte minust, aga naisterahvast nagu, eriti veel nagu naisterahvast edasi jagada midagi sellist. Ja need meestegrupid, nagu need on halastamud ka, need panevad igas suunas need edasi veel. Ja need on need mehed, kes nagu näitavad igast videosid ja pilte, olles ise veel näiteks suhtes edasi. No kurat, ma ei tea, ärge tehke ikka nii. See on nagu väga... Kus see piiks on? Move. väga nõme, palun. Miks üks inimene peaks nii tegema? Ilmselt on ikkagi mingisugune madal enese hinnang võib-olla, et tahta näha välja kuulim. Ma ei tea muidugi, kelle meelest see teeb sind kuulimaks, aga jah, ei, selliseid mehi on lihtsalt väga palju, miks ma seda mainisin. Ja siinkohal tahaks ka panna kätt südamele kõikidele lapse vanematele, kellel on teismelised näiteks lapsed või nooremad lapsed. Vaadake palun nende telefoni sisu, sest see asi on naljast kaugel, kui saadetakse
noorena endast alasti pilte, mõeldes, et see on nii cool, mu Peika tahab värki-särki, see ei ole cool ja palun nagu rääkige sellel teemal oma lastega. See võib nagu nii halvasti lõppeda, et teil ongi üks hetk oma toas kuskil laps nöörkaelas, et nagu see ei ole isegi nagu mingisugune naljateema enam. See on lihtsalt nagu nii hulluks läinud. Kindlasti. Aga no oleks maru morbiidseks meil sai siin ära. Võtame järgmise kirja. Meil ongi vist viimane kiri. Viimane nendest, mis sõelale jäid, olgem täpselt. Jah, viimane. Vaatame siis selle ka ära. Hei šaakalid, mul oli eks, kes soovis peale suhet sõpradeks jääda ja ma loll olin nõus, sest me ju ei läinud tüliga lahku. Alguses oligi kõik väga okei, aga mingist hetkest läks asi väga veidraks. Ta hakkas mulle kirjutama enda kohtingutest, saatma pilte naistest, kellega ta suhtleb, just rääkisime sellel teemal, kellega ta suhtleb, küsides minu arvamust ja lõpuks, kui suhtes seda läks, hakkas küsima minu käest nõu kingituste osas, näiteks ja nende suhte probleemide osas, et mida mina arvan või mida mina sellises olukorras teeks. Ja ükskord ta saatis mulle pildi kingadest, küsis mu käest, kas sellised oleksid okeid, kas sina kannaksid selliseid. Mul on selline tunne, et see mees ei ole sinust üle saanud veel. Suht kindlalt. Ja lõpuks ma siis kirjutasin talle, et see ei ole okei, et ma ei ole sinu suhtenõustaja, ma olen su eks. Ta ütles, et ma tean teda ikkagi kõige paremini, sellepärast ta ka küsib ja ma ütlesin, et jah, ma tean sind, aga mitte su naist ja kuna ma tean sind nii hästi, siis see on ka üks põhjustest, miks me enam koos ei ole. Blokk peale ja sinna see sõpruseksiga staatus ka jäi. Lugupidama, okei. Kas sa usud sõprusesse eksiga? Mul on sõbranna, kes saab oma eksiga väga hästi läbi, aga see on pigem selline harukordne erand, mis kinnitab reeglid. Kas neil on lapsi? Ei ole, neil on kass, keda nad jagavad. Aga see on erand, mis kinnitab reeglit, et eksiga... Mida? Ja, läbis. Keda nad jagavad? Kas üks nädal ühe juures, teine nädal? No see on pigem pool aastat ja pool aastat. Aga selles mõttes nad käivad üksteisel külas ja nad suhtlevad või kõik on nagu timm. Selles mõttes nagu müts maha, kui niimoodi suudetakse. Suudad nagu pool aastat olla ilma oma kassita? No neil on nagu selles mõttes elu nii palju nagu muutunud, et kellel on seal juba lapsed ja pere, et siis nagu see kass nagu... Jah. Okei. Ja sinu sõbrad? Minu sõbrad, jah. Oled sa kindel, et nad ei ole... seksinud pärast lahkuminekut? Ei ole kindel, aga ei huvita ka. No mina arvan, et see mingi hetk võib ikkagi nagu sinna suunda minna. Ja. Kui tegemist on eksidega. No jah, kindlasti mingil hetkel künnad maad ja saada aga no, ma ei ütle nüüd, et su sõbrad siin, kes on eksid, seksivad. aga no mina arvan küll, et nagu ega sealt tuleb see ütlus ka, et eksiga seksimine, seksiga eksimine. Aga sa ei pea seksima, sa võid nagu... No vist kõik oleneb üldiselt vist inimesed... Mida siis võib teha, kui seksime? Ei nagu see, et sa nagu... Jah, et käib sul, ma ei tea, külas... Okei. Või noh, pigem see... Ma arvan, et see nagu normaalselt läbisaamine on pigem see, et kui on teil ühised sõbrad ja siis sünnipool te näete, et teil ei lähe nagu kättpidi üksteisele kallale, vaid suudate nagu normaalselt inimesed öelda tere ja eksisteerida samas ruumis. Aga kui see kättpidi üksteisele kallale minek oligi nende thing nagu. Tead, maailmas on igasuguseid. Ei, kõik see ekside teema on naljakas ja no, vaatad ise ka mingid olukordi kõrvalt, hindad seda, mõtled, et aga miks te teete niimoodi või miks te nii käitute või kuidas te suudate nii näiteks teha? Mina ei suudaks, aga jah. No jaa, selles mõttes on ka hästi selliseid eluterveid lahkuminekuid ka olemas, et inimesed saavad aru, kuhu punkti nad nagu oma suhtega jõudnud on, teevad ühise otsuse ja otsustavad jääda nagu sõpradeks, et mul üks tuttav just rääkis, kuidas ta oli 17 aastat koos ja otsustasid mõlemad ühel hetkel, et lähevad lahku, sest mingid mõttetud konfliktid tekkisid ja nii edasi. Ja saadigi aru, et tegelikult me ju saame väga hästi läbi ja me oleme head sõbrad, et miks me peame koos olema nii kaua, kuni me üksteist hakkame vihkama,
et lähme praegu lahku ja oleme sõbrad edasi ja siiani ollaksegi sõbrad edasi juba paar aastat. Ja see on väga okei. Aga sel puhul selle kirjasaatjale peaks küll ütlema, et ma väga sügavalt kahtlen, kas tal ikkagi päriselt oli mingi naine, võib-olla AI-ga genereeris mingid pildid ja ikkagi tahtis sinu sihukest tähelepanu, mingit viisi, kuidas sinuga ikkagi olla lähedane ja võib-olla lootis ikkagi midagi enamat sealt ikkagi saada. Kutsuge kiirabi. Kutsuge 112. Mis sina sellises olukorras teeksid, kui sinu eks kirjutaks, küsiks sinu uue suhte kohta? Ei ole kirjutanud. Ei ole küsinud. Aga on kirjutanud, olles ise veel nii-öelda, eks on kirjutanud, olles ise juba uues suhtes mõnda aega. Ja on kirjutanud, et ma ei tea. Igatseb. Jah, põhimõtteliselt. Kas oli mingi hilisöösel, kui natuke võib-olla alkoholi pruugitud? Ei tea. Ei tea, mis kell ta saatis. See on olnud korduv juhus. God damn it. Yes. Okei, aga miks siis seda lüket lihtsalt ei tehta, et lähme siis kokku, kui armastus nii suur on? Sina ei taha, jah? Minul ei ole armastust. No võt, seal see ongi. Sind ei saa ja siis peab lõppima sellega, mis saab ja vahepeal puistab südant. Mis siin toimub nüüd? Mingi Päästeamet? Ma ei tea. Megapõleng oli ka ju. Okay. Meil on tegelikult kõrval tänavas on siin tuletõrje depoo ka, nii et seda võib siin tulevastes episoodides ka kuulda. Jah. Oota, mis põleng oli, kus, mida? Nädalavahetusel me sõitsime Rõngu ja Nõo vastas üle tee ristil oli üks küün läinud põlema. Me sõitsime mootorrattaga ja Rõngu. Ma esimest korda üldse olin mootorrattal seljas ja tuligi tagant tuletõrje auto üli kehvas kohas ka, kus sinna Elva poole sõites on täpselt mingid teetööd ja pidime siis selle tuletõrje auto mööda laskma ja nägime mingi jõhker suitsupahmakas nagu kilomeetrite kaugusel on põleng ja see oli juba nagu näha nii kaugelt. Said aru kohe, et asi on väga lappes ja jõudsimegi sinna kohta, kus siis oli see rist. Seal oli mingi 6 tuletõrje autot, too hetk oli mingi 20 tsiviilautot, mingi hull möll käis, ikka põleng käis ja 3 tundi hiljem, kui me mööda sõitsime, ikka need autod olid seal, ikka veel kustutustööd käisid ja hiljem siis uudistest vaadates oligi näha, et küünist läks põlema järgmine elumaja, millest läks põlema järgmine elumaja ja seal oligi 3 maja põles lihtsalt. Väga rets. Nii et kulupõletamisega ka tasub olla väga ettevaatlik, see praegune kevadine aeg on meeletult ohtlik. Ja mul meenus kohe üks lugu, kus paar aastat tagasi olime sõbra juures Supilinnas Tartus saunas, tal aias istusime lava peal ja läbi sauna akna nägime, kurat, see on mingi leek ju, et keegi, mis seal põleb. Hakkasime jälgima ja see leek nagu kasvas ja saimegi aru, et seal on mingi tulekahju. Tõmbasime kiirelt susped jalga, siis ma ei tea, mingi paralleeltänavas kuskil. Ja läksimegi sinna ja oligi täpselt see moment, kui me sinna jõudsime, just otse sauna lavalt, susped jalga tõmmatud, suvine aeg, olid just ka nagu maja elanikud välja jõudnud, täpselt sel hetkel avastanud seda. Ehk siis ka kõrvalhoone puukuur oli läinud põlema. Supilinnas on ju majad hästi tihedalt koos ka. Ja siis ma mäletan, kui me jooksime, ma veel helistasin Päästeametisse. Võib-olla helistas keegi samal ajal veel, aga Päästeametisse tol hetkel veel infot ei olnud jõudnud. Hästi kiirelt oli tuletõrje kohal ka, sest majad olid ju nii lähedal seal, et ma ei mäleta, kas minu arust äkki ta üritas seal voolikuga midagi kasta ka, et mingid maja nurka või midagi, et maja nagu leeki ei võtaks, aga see, kui kiirelt see puukuur nagu maha põles ja millise leegiga, see oli nagu hirmutav ja, et kui elumaja saab tule otsa kuskilt niimoodi, siis läheb nagu säraküünal, eriti sellisel suvisel ajal, nii et tasub olla väga ettevaatlik. Aga ma arvan, et kell on sealmaal, et tõmbame meie otsad kokku ja meil on vaja valida välja ka parim kiri, kes siis saab tõepoolest armsa lumiorava käest terve kasti kosutavat magneesiumivett ikka selleks, et tervis oleks hoitud ja rõõm
rõõm meelsam. Rõõm meeles. Aga selle jaoks, et teil see rõõm meeles oleks, siis no saate ise valida ka sobiva maitse. Nii vähemalt ma sain Lumioravast aru, et Voiti siis saab ise endale sobiva maitse valida, mis maitset ta eelistab. Ehtel, mis maitset sina eelistad? Muidugi, nagu ka varasemalt kiitnud olen, jään ikkagi oma lemmiku virsikule truuks antud momendil veel. Antud momendil jood sa ju mangot. Ma olen nii, see on mingi uus maitse. Ei ole. Või noh, mina ei tea, kui uus ta on. Lumiorava on üldse uus jook. See on mango, ma olen kogu aeg mõelnud, see on virsik, mis ma ei ole lugenud, ma vaatan pildid. Meil on virsikut ka, tahad virsikut? Jaa. Oota, ma annan sulle kohe. Oot. Päriselt ka? Näed, siin all. Kumba ma siis loon? Ma arvan, et sa oled mõlemat jäänud. No ühesõnaga, need on minu lemmikud siis. Oota, ma proovin kohe seda teist ka. Ma olen suga nõus, minul on ka need mõlemad on lemmikud. Ma ei tea, virsik vist isegi võib-olla natuke meeldib rohkem. Ma ei tea, kas on esimene emotsioon võib-olla. Mis see kõige uuem maitse on, mis välja on tulnud praegu? Ma ei tea, ongi minu arust need mangod ja virsikud. Minu meelest. Virsikut ma küll proovinud ei ole varem. No võt, nii et selle jaoks, et teie saaksite ka oma lemmikvaitse välja selgitada, pange siis oma lugu teele ja nagu siin olen maininud ka, et kui me anname ette mingi teema, siis see ei ole niimoodi kivisse raiutud, et peate kindlasti ainult sellest teemast kirjutama, et kui on mingi äge lugu, mida meiega jagada, siis kindlasti jagage ja kirjutage julgelt meile ükskõik kus kohas see kiri niikuinii meieni jõuab. Ja meil on siis nüüd aeg valida parim kiri. Ma arvan, et siin ei ole isegi mingit kahtlust ja see läheb sellele kirjale, kelle eks tahtis kassi siis Marketplace'is või tähendab Tartu kuulutaja grupis ära anda või sinuga me võtame ühendust ka. Kass jäi alles. Mees said lahku. Mees läks, aga kass jäi, nii et tõesti, mis ta nimi oli? Nimesi me ei maini. Need on võib-olla siuksed teemad, kus ei ole mõistlik nimesid mainida. Aga kindlasti loosaatja tunneb ennast ära. Sinuga me võtame ühendust või Lumiorav võtab ühendust ja saad siis valida, kuhu sulle need mõnusad joogid, mis maitsega tulevad. Nii et kes veel kirju teele pannud ei ole, šaakaliid@gmail.com või Šaakaliid Instagram on hetkel teid ootamas ja tulevikus leiame ka mingi mugavama lahenduse veel. Ja järgmises episoodis siis ilmselt räägime natukene kaalulangetusest. Nii et püsige meiega. Või kaalu juurde võtmisest, ega see nii... Kuidapidi. Miks mitte? Ma arvan, meil on nii mõnigi sõber, kes sellest võiks rääkida. Nii et püsige lainel ja Šaakaliid teine osa oli teie ees. Ma olen 30 kilo alla võtnud, ma võin kiusata küll neid, kes on natuke tšabimad. Aga tšau minu poolt ka. Tšau.